kui me räägime iseendast, see on oluline mõista, et meie enda sees on nagu kõik need 4 mingis mõttes esindatud. Ja üks kõige suurem koht, kus kohas on meie sellest nelikust on meil mingisugune kombinatsioon, on meie enda alateadvus. Ja see kombinatsioon, mis meie alateadvuses on, see on sinna kujunenud aegade algusest peale, kus meie oleme siin maailma kogema hakanud, siis vastavalt sellele, mis keskkonnas me oleme üles kasvanud, millised olid meie vanemad, millised olid meie lasteaiakasvatajad, millised olid meie õpetajad, vastavalt sellele, kuidas nemad nagu käitusid ja vastavalt sellele, kuidas nemad maailma tajusid, siis me kopeerisime neid tajusid. Ja kogu selle maailma kogemise sellise suure komplektina meil on mingisugune sisemine tasakaal, ehk siis mingisugune sisemine, ütleme siis nimetame seda normaalsus. Mis hetkes see kujunema hakkab inimese elus, et kas see hakkab siis nagu siis, kui ma teadlikuks saan, ehk siis ma ei tea, lasteaias või mis hetkel see pakett siis nagu kujuneb? See on tegelikult väga hull tegelikult, millal see kujunema hakkab, sest et ma vaatasin ühe rakubioloogi videot sellest ja tema uuringuid ja tema väide on nagu selline, et selle paketi kujunemine sellise kujul hakkab pihta 2 kuud enne lapse eostamist. Suhteliselt hirmutav fakt. Jah, ehk siis kuidas ta põhjendas seda? Ta põhjendas seda sellega, et kuna laps saab endale kromosoomi paarid nagu vanemad, et ehk siis, et igal vanemal on 23 paari kromosoome ja vastavalt sellele, mis kromosoomid lapsele lähevad, siis see valik, see looduse valik hakkab pihta juba 2 kuud enne eostamist. Ehk siis mingis mõttes see, milliste tajudega vanemad sellel hetkel maailmas elavad, kuidas nemad maailma enda ümber tajuvad, kas nad tajuvad, et maailm on sõbralik koht, kas nad tajuvad, et maailm on ohtlik koht, kuidas nad tajuvad enda rolli selles maailmas, siis mingis mõttes see valik juba nagu mõjutab kromosoomide valikut, mis läheb lapsesse. Ja selle hetkel, kui laps on ema kõhus, siis sellel hetkel laps juba üks-ühele kogeb maailma läbi selle, mida ema kogeb. Ehk siis laps kogeb ühtlasi ema emotsioone ja sellest juba kujuneb. Ja kui laps sünnib siia maailma, siis esimesed 6 eluaastat põhimõtteliselt lastele ei ole antud sellisel moel teadlikku mõtlemisvõimet, nagu see on antud täiskasvanutele. Seda mõõdetakse ajuvõnkesagedustega ja täiskasvanutele on ajuvõnkesagedused beta tasemel, mille kohta võib ka täiendavalt uurida, aga põhimõtteliselt, et täiskasvanutele on võime põhimõtteliselt valida, et kas see, mis minu keskkonnas praegu on, kas ma valin selle praegu vastu võtta või ma ei vali seda praegu vastu võtta. Siis põhimõtteliselt on mõõdetud, et umbes kuni 6. eluaastani lastel see võime peaaegu täiesti puudub. Ehk siis, et see tähendab seda, et see, mis nende ümber maailmas toimub, see, kuidas nende vanemad käituvad, see, kuidas ümbritsevad lähedased lasteaiad, kus käitutakse, nad salvestavad seda automaatselt. Ja kõik, kellel on olnud väiksed lapsed, need on nagu näinud seda, et väiksed lapsed on nagu väiksed sellised svammid. Nad nagu imevad kõik endasse, nagu kõik, mis ümberringi toimub. Kõik, mida sa teed õigesti, nad kopeerivad, kõik, mida sa teed valesti, nad kopeerivad veel rohkem. Et kõik nagu läheb nendele hästi sisse ja just need esimesed 6 eluaastat on hästi olulised. Ma arvan, et nagu kogu see diski ja kogu see tajude maailm oligi minu jaoks nagu kõige rohkem ja kõige huvitavam jälgida oma laste peale. Mul on nüüd praegu vanem poeg on mul 8-aastane, keskmine teine poeg saab kohe nüüd 6-aastaseks ja beebi on nüüd 6-kuune, 7-kuune. Et hästi huvitav ongi nende peale on seda jälgida, kuidas nende tajud võivad olla hoopis teistsugused, et laste puhul kogu see mäng on veel hästi huvitav, sest et laste puhul see tuleb välja, et minu jaoks on ju mingisugune tasakaal on siin normaalne, mina arvan, et peaks niimoodi olema. Et kui me ikkagi räägime mingist teemast, siis mina arvan, et nii on õige. Ja siis on hästi huvitav vaadata, et kui su 8-aastane või 7-aastane vaidleb suga vastu, ütleb, et ei, aga minu arvast võiks hoopis niimoodi teha. Ja siis püüda nagu mõista nagu nende tajusid ja püüda lapsevanemana mitte peale suruda oma tajusid, vaid püüda olla mõistev nende tajude suhtes. Et see on täiesti omaette põnev teema. Mis vanuses sa said aru, mis su laste puhul domineeriv tüüp on? See tuleb väga kiiresti tegelikult. Esimese 2-3 aastaga tegelikult nagu mingid asjad kujunevad paika. Minu vanemal pojal arenes väga kiiresti välja D-omadused. Ehk siis talle meeldib ennast kehtestada, talle meeldib saada seda, mida ta soovib saada.
ja ta väga ei saa aru sellel hetkel, kui me üritame talle selgeks teha, et nii ei saa, siis ta ei saa aru, et mis mõttes ei saa. Tundub selline lihtne laps. Tundub, et ta on väga lihtne, tal on lihtsalt nagu, et põhimõtteliselt teeme nii, nagu mina soovin, siis on kõik väga hästi. Et väga lihtne maailm. Ja nüüd meie üks väljakutsetest ongi õpetada seal juures seda teadlikkust ja võimet nagu ka mõista teisi, võimet mõista teisi inimesi, võimet mõista selliseid keskkonnareegleid ja kokkulepitud nagu ühiskonnareegleid, et ta näeks nagu neid ka. Ja samas püüdes mitte seda ära kaotada, tema seda soovi enda eesmärkide järgi liikuda. Teine poeg on väga tugevalt selliste i-poolega, et selline teda millekski sundida jõuga on väga keeruline. Tema jaoks tuleb leida, et kuidas teha asju tema jaoks lõbusaks, kuidas teha tema jaoks niimoodi, et ta sooviks ta ise teha. Et kui temale püüda jõuga, siis kui temale püüda sama lähenemisega, siis sellised tee lähenemisega, et nii, nüüd peame niimoodi tegema, siis ta ei tee. Ja siis võib väga kaua temaga vaielda selle teema. Aga kui leida viisi, kuidas teha seda tema jaoks veidi huvitamaks, siis sellel hetkel ta on avatum sellel hetkel ta mängib kaasa ja sellel hetkel tekib ka võimalus seletada ka muid vaatepunkte ka, et muid tajusid ka temale samamoodi.